Me kanname endas pidevat ärevuse fooni, see pole alati vali ega nähtav. Sageli on see hoopis vaikselt taustal, nagu pidev sumisev heli, mida ei märka, kuni korraks vaikus tekib. See ärevus on nii sügavalt alla surutud, et enamik inimesi ei teadvusta seda enam. See on saanud harjumuseks, eluviisiks. Me ei oska elada teisiti, sest meile pole õpetatud, et on võimalik elada teisiti. Meid on õpetatud pingutama, võrdlema, saavutama, endaga võitlema. Meid on õpetatud, kuidas olla sobiv, mitte kuidas olla vaba, kuidas kontrollida elu, mitte kuidas elu usaldada. Selle teadmatuses peitubki kannatuse juur. Me ei tea, et see rahutus, mida tunneme, pole meile loomulik seisund. Me ei tea, et kogu see pinge, mis peitub kehas ja meeles, ei pea seal olema. Me arvame, et elu ongi nii, et rahu on midagi haruldast, mitte loomulik. Kuid tõde on, rahu ei ole eesmärk, mida saavutada. Rahu on see, mis jääb alles, kui langeda välja hirmust. Kui vabaneda sellest identiteedist, mis püüab kogu aeg olla piisav, õige, edukas. Kui hakkame taas mäletama, et elu saab voolata ka teistmoodi, vaiksemalt, kergemalt, usalduses. See pole põgenemine vastutusest. See on naasmine elu juurde, mida tegelikult on võimalik elada. Elu, kus rahu pole seisund, vaid kodu.